Inimestena me oleme evolutsiooniliselt loodud liikuma. Millegipärast me peame aga nüüd tegema igasuguseid erinevaid väljakutseid, et enda liikumisnorm see 8–10 000 sammu täis saada. Mina olen Kendra, ma olen riikliku kutsega toitumisterapeut ja koolitaja ning olen ka MyFitnessi treener ja õpin Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Nii et täna tuleb kõigest sellest natukene ka juttu. See 8–10 000 sammu päevas on selline keskmine arv, mis toetab aktiivset eluviisi ja see tagab meile parema ööune, parema ainevahetuse, parema enesetunde ja toetab meie vaimset tervist ka, nii et kasutegureid sellel on tegelikult päris palju. Nii et miks me siis ei võiks kasutada kõnnikoosolekuid, telefonikõnesid teha kõndides ja kasutada igat võimalust liikumiseks ära. Valida teinekord auto asemel ratas näiteks ja ütleme, et kõik oleneb meie päevakavast, meie töö iseloomust, nii et kui sa teed näiteks istuvat tööd, siis iga umbes 40–45 minutit tõuse korra püsti, siruta ja lõdvesta. Juba hakkas parem, sa võid teha ka mõned kükid, see on ka hea. Või agaramad näiteks saavad teha pool kosmonauti, miks mitte, juba hakkas parem. Ma võiks praegu mägesid vallutada, mis minu sees aga juhtus. Minu ajust praegu tõusis dopamiini tase, ehk siis nii-öelda see preemia hormoon. Aga see mõju on praegu pikem. Kiiret dopamiini me saame šokolaadi süües, telefoni näppides, filme vaadates, aga selle mõju on ka lühike ja me tahame järjest enam, nagu kartulikrõpse, tead küll. Aga sellist aeglast dopamiini taset tõstab just liikumine, sõpradega suhtlemine ja nii-öelda päris elu. Ehk siis leia võimalus kas või tööpäeva keskel, minna kas või kõndima, lülitada korraks kõik välja. Veel parem, kui sa saaksid minna trenni, sest selle mõju kestab veel 2 tundi peale sellist füüsilist aktiivsust. Ja usu mind, sa oled peale seda kontoris ka palju produktiivsem. Ma olen ise seda elu kunagi elanud. Nii et kasuta igat võimalust liikumiseks. Usu mind, sul on palju parem ja tavaliselt ongi kõige raskem ju saada just tooli pealt püsti.